ei ole õiged. Jah, väga hea. Seda ma pidin mängima. Mingi lugu oli ju veel. No ei ole. Oi, aga see on hea vana lugu. Ma mängin hoopis seda, et ma ei leidnud õiget nooti. Kas sinul on ka samamoodi, et võtad kodus pilli välja, paned häälda, hakkad harjutama ja siis ei leia oma õigeid noote üles, sellepärast et sul on mingi hunnik koos, et tegelikult ei tea, mida sa mängima pead. Või siis õigemini sa tead, aga sa pead otsima ja võib-olla leiad, aga mõnikord ei leia, võib-olla on nood tagurpidi ja ei märkagi seda. Nii ei ole tore harjutada. Väga tihe mure oli mitmel õpilasel sellega, et kui tuli tundi, ta ütles, et mul on noodid kadunud või ma ei leidnud õigeid noote üles või võib-olla kõlab endalgi tuttavalt. Aga siis otsustasin ma kõigiga hakata korralikult nende noote sorteerima, et ei läheks kunagi sassi, mis sul on vaja mängida, mida sul ei ole vaja mängida. Et isegi kui sa ei vaata internetist oma koduseid ülesandeid, siis sa ikkagi tead, mida sul on vaja harjutada. Ja kohe sulle seletan seda. Kuidas on hea noote sorteerida? Tavaliselt oleme jaganud 4 erinevasse hunnikusse. Üks on siis olevik ehk need lood, mida parasjagu õpitakse. Teine on siis minevik, kus on need lood, mis on ära õpitud või mida enam ei mängi. Siis kolmas on selline, kus on tuleviku asjad ehk siis mingid lood, mis sul on juba valmis vaadatud, et sa hakkad neid õppima. Ja 4. patakas on muidugi pühapäevakaust ehk siis need lood, mis oled selgeks õppinud, mis meeldivad, mida on tore mängida ja mida sa vahepeal jälle kätte võtad. Kui sa tead, mis see on pühapäevakaust, siis vaata pühapäevakausta videot, seal räägin sulle täpselt, mis asi see on. Mulle meeldivad sellised 2 poolt lahtised kiled, kaaned, sest neist on väga lihtne, mugav asju välja võtta. Ehk siis, kui ma hakkan harjutama kodus, siis ma võtangi ainult selle oleviku kausta ja siin vahel siis on mul harjutuste lehed ja siis need lood, mida ma pean harjutama. Teisi üldse ei puutugi. Ja kui tahan mängida pühapäevakausta asju, siis panen need noodid siia sisse tagasi ära ja siis võtan pühapäevakausta asjad, et ei läheks sassi. Võib panna ka sellise kiirköitja vahele. Kui sa kasutad kiirköitjat, siis ära augusta, ära pane neid siia vahele kinni. Kui sa paned noodi puldi peale, siis ta lükkab ennast ise kinni tagasi. Ehk siis võib võtta küll kiirköitja, aga pigem selle jaoks, et siia vahele näiteks kile panna. Tavalised kiled töötavad isegi kõige lihtsamini, sellepärast, et neid saab peaaegu igast poest. Paned siia kõiged asjad sisse. Sildid paned peale, kas see on siis olevik, tulevik, minevik või pühapäevakaust. Ja need kiled on hea mõnus panna mingisuguse sellise mapi vahele, kus on hea võtta. Alati mappidel on sellised kriipsud äärtes, igas ääres. Mille jaoks need on? Kui sa ei teadnud, siis on selle jaoks, et neid just nimelt murda ära, et siia mahuks rohkem asju. Kui sa ei murra, siis need otsad hakkavad lagunema järjest ja siis pead jälle uue ostma. Vaatame, et see on mul siis olevik. Võtsin kile. Olevik. Siis võtan selle näiteks märkmepaberi. Võib-olla mõni muu asi, muu paber, teeps. Panen siia peale. Ja siis kirjutan olevik. Ja selle jaoks, et ära ei kaoks, võtan kleeplinti, kleebin ta siia külge ära. Ja ongi olemas oleviku kaust. Ja selliseid siis on 4 tükki. Kõik need 4 tükki mahuvad mõnusalt sellise mapi vahele. Ja ongi noodid sorteeritud. Ja selline kõva mapp on selle jaoks ka hea, et noodid ei laguneks ära. Väga tihti on sellised noodid õpilastele, mis on täiesti ühele poole, teisele poole ära väändatud. Paned
noodipuldi peale ja siis sõidab minema või siis volitakse nii-öelda A4 pooleks. Kukub siit maha. Kapp hoiab sul noodi sirge, hoiab sul noodi terve. Tänan vaatamast, sorteeri oma noodid ära ja näeme juba järgmises videos.